Selline oli siis Hiiu Kandleorkestri kõige vapramate esindajate tervitus loomulikult meie esindusele, kes sõidab Malmösse ja eriti muidugi tervitus Puuluubile. Tere hommikust ja tere tulemast. Tere hommikust. Kuidas kõlas see riff siis orkestri esindajate esituses? Enam okei. Neil on jõhvkeeled. Ei ole tegelikult. Pooltel olid tamiilkeeled ja nagu minulgi. Mustad tamiilkeeled. Me rääkisime, et teil on metallkeeled ja et nad... Mul on esinemise pärast metallkeeled. Sest et see ei lähe häälest ära. Täpselt nii. Aga sinul läheb siis häälest ära, ma saan on keerukas. Mul on selline idee, et jõhvkeel läheb häälest ära, aga see on tamiil täpselt sama paks kui jõhv. Ja kuna ta on nailonist, siis ta ei lähe nii kergesti häälest ära. Ja see on selline uus leiutis, et kõlab sarnaselt jõhvile. Nii et nad võisid siin koos mängida ja väga suurt vahet ei olnud. Aga ma saan aru, et tegelikult meil on ikkagi, võib öelda, et Hiiu Kandle aasta lausa käimas, et seetõttu, et teie lähete Eurovisioonile ja ma saan aru, et see Hiiu Kannel on tähelepanu pälvinud või seal saab sellest lugusid jutustada. Lisaks sellele toimub esimest korda siis Eesti-Rootsi laulupidu, kus ka Hiiu Kandled eraldi üles astuvad siis orkestrina. Ja väga lahe, et sellised koosseisud siin esinemas käivad ka ja super. Kuidas teil siis Euroopas läinud on, et kas kõige suuremat tähelepanu teie suurepärase etteaste puhul ikkagi köidavad need 2 pilli? Eks me selle Hiiu Kandle populaarsuse pealt sõidame, jah. Et oleme valinud väga õige aja, et Puuluubiga koostööd teha, et ja ka Veissoni tants on ju, tuli sealt poolt on ju, et mis... Ja meil on see pikk pealkiri. Meie rohkem oleme turistid. Aga me siiski tegelikult oleme natuke internetis ringi vaadanud, sellepärast, et te olete osalenud nüüd ka Eurovisioonide eelpidudel, ma saan aru 3 erineval siis, eks ole, jah? Te olete käinud Londonis, Barcelonas ja Stockholmis, eks. Ja teiega on tehtud 1 miljon intervjuud. Väga huvitavaid kohtumisi on olnud, väikse kollaaži me panime kokku. Tere Estonia! Oba! Kuidas läheb? Väga hästi. Nice. Do you think Europe is ready for you? Yes, they are. Yes, they are. And if they're not, they better be. When I first watched your song, I was like, for the first few seconds, I was like, what the fuck is going on here? That's exactly what we wanted to do with it. Yeah. You have to be guessing. I have no idea what it's about, but it just makes you feel happy. And we're always down for a song about drugs. The song involves drugs, so please tell us, what is the message? No, the song explicitly does not involve drugs, that's what we're saying. We don't know anything about these drugs here. The name Puuluub, what does that mean? Oh, well, Ramo can tell you. Yeah. Is tree or wood. The first 3 letters are wood or tree. And another 4 letters loop comes from because we use looper. Oh, okay. So wooden looping is right translation. Gotcha, a wooden looper. Goodness, because in English, Puuluub sounds like something else, as y'all know. Vis minust, please explain that. Nothing to do with pool, no. Can you let us know how to pronounce it? Nendest narkootikumidest ei tea me küll midagi. How do you expect us to remember? Nendest narkootikumidest ei tea me küll midagi. How long did you practice that? Oh, only 12 hours, yeah. Yeah, I showed the instrument. It's 1,000 years old instrument. 1,000 years, yeah. This one. Don't touch it. No, it's a work of art. I will ruin it. When we started our band 10 years ago, he also said it's 1,000 years, so don't believe him. It's at least 1,010. Pole narkomaani, pole midagi teinud. Leidid meie seljas on prügikasti läinud. Kas te sobite sinna Eurovisiooni konteksti siis? Ma arvan, et nagu sobime väga hästi, sest nii palju, kui ma olen näinud seda tagasisidet ja mul abikaasa on kõva Eurovisiooni Redditi lugeja, siis ta ütleb, et nagu kõik peavad meid väga lõbusateks kujudeks.
mida me kahtlemata oleme. See on minu meelest üks olulisem nagu see ringkäimise moment minu jaoks seal all, et ma olen nagu suhelnud, esiteks me oleme suhelnud kõikide teiste delegatsioonidega ja siis teiseks ka kohalikega koha peal, kes kuulavad, näiteks Londonis. Ja siis meil selles mõttes tundub olevat hästi, et kõik ütlevad, et meil on nagu väga hea lavastus, me paistame silma, meil on palju erielemente, meil on äge energiaga lugu ja need inimesed ei ole üldse mitte sellised, kes kuidagi nagu hästi leplikult vaataks kõiki neid laule mingi sellise imeliku naiivsusega, et meile väga meeldivad kõik eurolaulud, vaid on päris nagu pragmaatilised. Inglane ütleb oma enda laulu kohta, et teie on crap ja see ei jõua kuhugi ja et teie lugu on nagu äge. Et selles mõttes on saanud julgust nagu juurde või sellist enesekindlust, et nagu läheb hästi vist. Mingi tegelane seal tegi suhteliselt kehva esituse ja siis Redditis oli kommentaar, et he probably had a few drinks with the Estonians. See oli selle belglase kohta, kus juures. Vist oli, belglase kohta. Ja belglaste poolt me ei ole eriti. Meil on vaenlased, Belgia. Meil on igast kollast tegelikult klassi ka, aga sellest saaks eri saate. Võid rääkida. Ma käisin maja taga korra ja siis maja eemalt mäest tuli alla suur delegatsioon, jõhker entourage, mingi 20-pealine. Ja mingid valgused, kaamerad, kõik jutud ja siis mingi mutri käest küsisin seal, et kuule, et mis delegatsioon teil on siin? Siis see mutter ütles mulle vastu Belgium, the winners. Ja siis ma ütlesin talle, don't make me fucking laugh. Ja siis sellest hakkas meie Belgia sõda. You're the living proof. Are you still playing the game? Varsti joome Belgia õlut nendega ja kõik on hästi marud. Kes siis kõige parema mulje on jätnud? Tšehhi tüdrukud. Ei, tšehhidega me lihtsalt käime palju läbi, sest nad alati esine või nad teevad neid soundchecke enne meid või vähemalt nagu kõik 3 korda on olnud ja siis me kuidagi nagu oleme nendega suhelnud. Norrakad on väga mõnus. Norrakad on väga lahedad. Ja sommidega saame hästi läbi, et need on ka tored. Hollandi joost on ka väga lahe tüüp. Väga lahe tüüp, jah. Norrakatega me võistleme ka selle pilli seal on ka mitu iidset pilli laval. Neil on põhimõtteliselt Hiiu kannal ainult steroididega. Mis mulje siis lätlased on? Lõunanaabrid on jätnud. Olete nendega sama suured sõbrad kui soomlastega? Väga tõsiselt. Ta on siuke väga tõsine vend ja et ta läheb lava peale, siis tal on nagu selline, et ma olen nüüd nagu selline autoriteet ja kõik on nagu sellised, kes nagu vaatavad, kuulavad nüüd. Ta võtab ennast maru tõsiselt, mis on nagu fine, võib-olla töötab, aga nagu me oleme rohkem teist laadi. Me oleme nagu selle skaala teises otsast. Absoluutselt. Miks teelasid meil soomlased, aga... Šveitsi tüübiga rääkisin pikalt, et ma üritasin veenda talle, et hoia oma mütsi peast, tal oli mingi müts. Et ühesõnaga, et kui šveitslane nüüd poolfinaalis mütsi kannab, siis see on puhtalt Korea lobitöö. Ma ei teadnud, et ta on nagu, ta vist on nagu mingi suur nimi. Et muidu sa ei jää meelde kellelegi, et pane see müts pähe, et see on ainult asi, mille järgi ma siin mäletan. Sul on mingi Jamiroquai paralleel vist. Ta vist ei teadnud, kes on üleüldse. Ja siis Taani tüdruk on äärmiselt selline tagasihoidlik, hoiab alati hästi hea laulun, aga hoiab alati kuidagi eemale. Hästi laulab ka. Palju sellist head muusikat üldse seal on, sellepärast Eurovisiooni muusika just nagu vahel on ikkagi nagu selline oma kategooria, eks? Minu eest on Taani ja Itaalia ongi kõige ägedamad minu jaoks, aga neid on veel ägedaid tegelikult. Ega seal natuke võtadki seal teistsuguse filtriga seda asja, et ma ei ole vist ühtegi lugu nagu niimoodi kodus eraldi järgi kuulanud, aga niimoodi peol seal, kui sa selle mulli sees oled, siis see on hoopis teine asi ja siis läheb see tase on hoopis teine, mida see vastu endale võtab. Sellega võib nõustuda küll, jah, mingisugune Eurovisiooni filter tuleb peale ja kui seal nendel eelpidudel neid esitusi vaatasid, siis tundusid enam-vähem kõik väga head. Aga tore, selle Eurovisiooni kogu karusselli juures on pull on nagu see, et kuigi see on võistlus, siis sa seal kohapeal nagu ei tunne, ma ei tea, suurel Eurovisioonil ei ole käinud, ei tea veel, aga vähemalt neile pre-partidel on olnud see, et ei tunne, et oleks võistlus, et kuidagi üli nagu ühte hoida või nagu ülisõbralik. Kõik on sõbrad oma vahel, jah. No praegu ei tunne, aga siis päris võistlusel ära võõraid jooke vastu võtta. Kuidas ma tahaks ikkagi fännide kohta ka küsida, et mis seltskond see fännide seltskond? Siuke 95% mehed. Nendest 90% geid. Aga kõik on toredad ja sõbralikud ja väga atmosfäär on väga vinge selles mõttes nendel eelpidudel olnud, et öeldakse, et see on kübeke sellest, mis nagu siis päris Eurovisioonil hakkab olema, et ma arvan, et see on väga vinge asi.
Me peame loomulikult rääkima teie nimest ja sellest laulu nimest, mida mitte keegi ei suuda, ma ei räägi üldse välja ütlemisest, ei suuda ka nagu meelde jätta. Suudavad tegelikult. Jumala hästi pooled panevad. Mõni on veel niimoodi, et ta on täitsa nagu selgeks õppinud kodus nagu nime. See on see üllatav kirg, millest sa just rääkisid. See fännikultuur on ülipõhjalik. Seal on inimesed, kes on teinud, ma ei tea, mingi kleepeka saime, kus oli ühest meie fotost oli tehtud joonis ja siis ta oli teinud kleepekaid ja jagas neid. No keegi oli ka välja printinud meie laulu sõnad kõik. Mitte printinud isegi. Barcelonas oli käsitsi kirjutatud veel väga kalligraafilise käekirjaga, vaata, et meie laulu sõnad lüüriks ja et noh, see Eesti lippudega inimesi. Et kui sa pead kirjutama keeles, mis tundub täiesti nagu ufo. Üks intervjueerija Londonis ütles, et oli kuulanud meie lugu, oli lugenud Spotify'st 800, mingi 67 korda või oli kuulanud. Ja nad laulavad kaasa, kuigi ei laulda eesti keeles, kuigi ei laulda inglise keeles, nad laulavad kaasa. Meie laulu laulavad kaasa teisi laule. Stockholmis näiteks oli, seltskond oli üsna väike, seal oli mingi 300-400 inimest, aga väga tõsised fännid olid. Ja need Londoni paar tuhat panid minust Leedu refrääniga kaasa. Ja, mis ongi väga kaasakiskuv. Aga puuluup inglise keeles tõesti, kui mõelda, mida see tähendab. Ära ütle seda. Jääb külge, tehakse klipp. Ei olegi nagu mõelnud puuluup. Ärme anna eestlastele. Me ikka oleme mõelnud. Mis siis on juhtunud? Ramo näpib närviliselt. Selle kohta on etnograafiline nimetus ka, aga seda me eesti keelde selles saates ei julgeks tõlkida. See tegelikult olete põhjustanud ka Eestis ikkagi väikse lainetuse, sellepärast et teie laulu ei lubata enam siseruumides teatavates asutustes laulda. Liiga palju lauldakse või? Lasteaedades, jah. Oled kursis, jah? No miks? Sellepärast, et sisu ei ole sobilik laste. Lõpetage ära, kuule, võtke kokku ennast. Nii ei kasutata. Ei, sa pead hakkama 5-aastaste lõpetama, mis asjad on narkootikumid, see on võib-olla. No, aga siis õpetad, noh. Hea asi. Aga kui on üldine nagu arvamus see, et see on vara. Mis kuradi kasvata sa oled, kui sa ei suuda ära seletada seda? Vot, kasvataja. Mees teab, kuidas lapsi kasvatada. No, aga samas mõttes, ega me ujuma õpitakse niimoodi, et visatakse laps vette ja vaadata. Ja narkootikumidest õpitakse nii, et kasvataja kui sa oled 5-aastane. Kui hästi sellel laulul siiamaani läinud on, et kas seda mängitakse kuskil välismaal raadiotes või kas te kuidagi olete, see tagasiside on ka teieni jõudnud või kas see laul kuidagi juba... Ma tuleks tagasi eelmise teema juurde. Nii, palun. Lapsed, kurat, laulge seda laulu. Nii palju, kui tuleb lasteaedades. Pange hullu. Me pole narkomaanid, pole... Nad ei ole ju narkomaanid. Jumala eest, miks nad ei või laulda seda? Laulge, palun laulge. Ja kuidas sul see refrään, et ma ei tea vahet? Ma see räägib nagu taaskasutusest. Et minu poeg kutsub seda prügikasti lauluks. Mis ta ju ka on? Riided on sealt. Ja teine asi, et no muidugi järelikult see laul jääb väga hästi meelde, kui sulle lapsed seda laulavad. Sellega on tegelikult see, kui sa hakkad keelama neil seda, siis nad... Seda magusavaks muutub. Nad hakkavad salaja teki all laulma. Tekib selle narkolaulu salakuulamisklubid kuskil lasteaias peale sööki ja peale söögi ja unepausi vahel käiakse kuulamas. Varsti on lasteaedades mäss. Sellega hakatakse keelama kuskil mingid laule tulistatakse lõppkokkuvõttes endal jalga lihtsalt. Kuidas teil endal? Lasteaedades võiks olla väikest laste mäss võiks olla. Mul on küll, et kui mul on 2 last, üks on 4-aastane, kui ma talle järgi lähen, siis ta nagu lastekaaslased ikkagi vahel nagu hüüavad mulle kaugelt, et ma laulaks seda laulu. Mul lõpp sama. Nii et ilmselt seal ei ole keelatud, aga see on õue lasteaed, seepärast nad ei ole toas, et nad on kogu aeg õues. Oled laulnud ka või? No, ma olen alati öelnud, mul ei ole mikrofoni. Kui palju te tegelikult peate selgitama, et mis selle laulu sisu on? Kas või näiteks ka nüüd nendel pidudel, et mis traaksid ja oi, millest te laulate ja mis asja? Kusjuures see oli kihvt, kus meil oli enne mingit... Kas oli pärast või enne või? Ei, enne. Jaa, et sissejuhataja tegi õudselt hea töö, see konferents sees seal mingi BBC raadiosaatejuht ja siis enne, kui ma laval oli müüs karivad drugs. Sissejuhatus oli, nüüd tuleb ansambel Eestist, kes räägib väga huvitaval teemal. Millest te arvate, mis see teema on? Ja siis kõik 2000 inimest drugs. Kuna see kontsert Eurovisioonile. Me vaatasime Korea sulle otsaga, nagu mis asja. See ei ole see eesmärk siin praegu. Aga ülikõva. Aga tegelikult oli jämmekas, jah. Meil küsitakse palju, millest laul räägib, mis meil laiasaatsed on 3 tüüpi vastust. Nagu üks on lihtne vastus selles, et me ei tee narksi, siis on süübinud vastus on see, et see on siis eelarvamustest üleolemisest. Ja siis 3. variant me jätame lahtiseks, et mõelge ise, millest laul on, et me ei taha palju ette öelda. Ja mina ütlen kogu aeg, et please dance, not drugs.
Ja peab ikka nentima, et nendest narkootikumidest ei tea me endast midagi. Ei ole pakutud ka vahepeal. Ja ei tekiks sellist see oleks huvitav nüanssi. See oleks huvitav nüanss tõesti, aga ei ole pakutud. Mulle Eurovisioonilt tagasi mõlemad tüübid koti peale. Seda laulu enam esitada ei saa. Ma ei andestaks endale, kui ma läheksin lava peale sirge näoga seda laulu laulma. Küll aga on küsitud. Jah, korral. Et kus saab või? Ongi nii. Aga no ma ei tea midagi. Aga kes küsis? Üks tütarlaps täiesti võõras. Huvitav, küsis sinu käest? Jah. No mis see laulu pealkiri? Pilli katki võtsid koti seest välja ja... Kuulge, sobilikult vahetult enne Eurovisiooni on teil välja tulnud ka plaat. Juhtumisi? Täitsa juhtumisi juhtusid kokku, eks ole, need 2 sündmust. Kui suurt lootusid te sellele plaadile panete, mis on puhtal kujul eestikeelne plaat ja tegelikult... No väga suuri. Kohver ütles, et see plaat võiks meile kõigile maja osta. Ei olnud seda, ütles laulu peale. Laul või? Plaat ostaks kõigile. Aga me näeme hetkel, et see eurolaul meil ikkagi maja ei osta kõigile, et siis meil on veel plaadi peale. Ma vaatan, te laulate seal kõik loomulikult suurepäraselt, kes räpib, kes laulab. Et see kõik kõlab ikkagi nagu väga hästi ja on... Aitäh! Ja on teemade mõttes ka, kui vaadata, et ma saan aru, et te muretsete nagu maaelu pärast. Vägagi. Kuidagi läks. Et linnas on elu... Linnas on ilus elu. Maal on... Ja tulge maale elama. Tahtsingi küsida, et paljud teist endist nagu sellist maaelu päriselt ka nagu naudivad. Vahepeal tuleb... Ei, ma väga naudin maaelu. Huvilas nädalavahetusul umbes või sõbra juures. See plaat on ju maal tehtud. Kõik on maal kõik need sessioonid. Ja see ongi, me teeme nagu me teeme põõsas seda plaati ja siis paned selle pilli mängima ka, no sa ei saa hakata laulma mingis klubi asjast. Ei tule ära lihtsalt, et see nii loob selle konteksti juba, et hakkab tulemagi täpselt sellist. Tagasi tulles veel korra Eurovisiooni juurde. Mis ootustega te sinna lähete? 6. koht. Mis on maksimumplaan ja mis on miinimumplaan? 2-7. 2-7 on see, mida me sihime. Edasi võiks jääda finaali, alustaks sellest. No sealt me võiks olla miinimumplaan. See ei ole probleem. Et 2 on maksimum ja 7 on nagu... 7 on miinimum. Tahaks olla eespool Belgiat. Ja, no tahaks, et jääks kuidagi toredasti meelde vähemalt mingile hulgal inimestest, et ma arvan... No seda ma arvan kindlasti. Ja siis meie teeme oma hiiukondle propagandat. Sellega tundub, et läheb päris hästi tegelikult. Kui nüüd... tahaks finaalis 200 miljonile inimesele näidata seda pilli. Nagu. Ja, see... Et ei peaks Eestisse taga ukse kaudu tagasi tulema. Salaja kuidagi. Me oleme muidugi kogu aeg rõhutanud, et me ei julge võita, eks ole, et läheb väga kalliks. Seda on Kohver rõhutanud, eks ole? Ega me vist kõik oleme ühel. Kõik oled seda meelt, võitjad ei taha. No me jätkame seda nalja lihtsalt kogu aeg. Eesti riigil ei ole raha. Ma tuletan teile meelde, et siin on olnud Eestit esindamas käinud muusikuid, kellel ei ole väga hästi Eurovisioonil läinud ja pärast on poe taga... Saan tõuga. Sellepärast me olemegi kuuekesi. Tule. Oleme kogu aeg grupiga koos. Kuulge, me kõik jääme teile väga kõvasti pöialt hoidma ja soovime... Välja arvustanud lasteaia kasvatajad. Osad hoiavad. Osad hoiavad. Olen ka meiega nii palju kogemust. Ja mingid inimesed, kes tahavad poe taga lõuga meile. Miks? Aga... Mida me teinud oleme? Aga õige pea tõepoolest Taavi Libe astub meil saatesse. Enne seda veel vaatame mõningaid hetki tema saatest. Saatejuhtide tulel.